kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist säilides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees, ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidele kaasa ning on andnud inimestele ande. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui ta on esmalt tulnud alla maa sügavatesse paikadesse. Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaks, et põhiinimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik joome usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse saades täismeheks Kristuse täis ja mõõtumööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetustuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetav liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvuju iseenese ülesehitamiseks armastuses. Aamen. Näed, Taavil oli sünnipäev, ta ei saa siin ees eputada natukene, siis ta sai selle ekraani peal ka eputada. Nii et, tšau Taavi. No võt. Aga asume siis teksti juurde. Paneme tähele, sest et siin on hästi olulised mõtted, hästi vajalikud. Mida siin Paulus ütleb salmis 1? Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. See on nagu see pöördesalm selle kirja puhul, et siit läheb nagu see vint teises suunas kohe. Et alguses oli Kristuse kesksus, võiks öelda, et Paulus on kogu aeg Kristuse keskne, aga ta rääkis Jumala perspektiivist ja siin keeratakse teises suunas, et näed, vaadake, hakake nüüd elama. Ütleb selgelt, kutsun teid, Paulus kutsub meid üles elama, missuguselt, selle kutsumise vääriliselt, millega me oleme kutsutud. Ta loob sellise suure pildi sellest kutsumisest, sellest, mida Jumal on teinud ja ütleb, et näed, nüüd elagi selle vääriliselt. Aktiivne kuuletumine. Vot. Nii. Me saame siin keskenduda esimelt salmidele 1-6, salmid 1-6, et need moodustavad sellise ühtse ploki. Ja esimene selline fookus oleks siin salmidele 1-3. Ma loen salmist 2 edasi. Algust ütleb, et elage kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, siis salm 2 kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist säilides armastuses. Ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Selliselt siis. Ta loob sellise kokkuvõtte, näed, missugused isikuomadused meil olema peaksid. Aga esmalt ma tahaksin keskenduda salmis 1 sellele terminile, et Paulus ütleb, et ma olen vang Kristuses. Mõtleb, et inimelikult mõtleme, et võib-olla see on selline ebaoluline detail, aga kui ma uurisin seda, siis sealt tuleb jällegi väga selline siiras tõde välja ja see annab nagu seda powerit sellele üleskutsele veel juurde. Kes selle kirja ajalugu natuke teavad, siis traditsiooni kohaselt on öeldud, et see on kirjutatud Pauluse vangistuse ajal, kui ta oli Roomas. Siis me võime järeldada, et see vang pärast, see vang Kristuse pärast, et äkki ta on siis nagu füüsiliselt vangis. Kuigi see on tõsi, siis ma leian, et see tekst väidab teistsugust, kui ma seda algkeeles uurisin. Õigem oleks öelda, et ta ei ole mitte vang Kristuse pärast, vaid et ta on vang Kristuses. Ja teiseks veel, siin sõna Kristuse on hoopis algkeeles issandas, ehk siis Paulus on vang issandas. Ja see läheb kokku selle temaatikaga, mis ta ütles kirja esimeses pooles, Kristuses. Kõik õnnistused on saadavalt ainult Kristuses. Ta on nüüd Kristuses, ta on kuidagi ühenduses temaga, ta on temas. Ja siin ta ütleb ka, et mina olen vang Kristuses, oleks see õigem tõlge. Ja ma mõtlesin selle peale, miks ta kasutab sõna vang? Me kasutame üldjuhul negatiivses mõistes seda sõna. Meil seostuvad halvad asjad sellega, vang. Sa oled kuriteo teinud, sa oled kinni kuskil, sa ei saa välja, vabadus on piiratud.
tänapäeva ateistlik maailm ütleb, et me tahame vabad olla, me tahame sellest religiooni ahelatest ennast kuidagi lahti haakida. Noh, ja siis Paulus ütleb sellega, et ma olen vang Kristuses. Ta nagu räägiks selle kasuks, et jah. Aga vaata, ma olen mõelnud selle peale. Isegi kui me tahame ennast hästi vabadeks nimetada, siis paratamatult on asjad, mis meid orjastavad. Näiteks inimene on võib-olla mingis hobis nii kinni, ta on täiesti obsessed selle üle, siis me võiks öelda, et ta on vang selle asja jaoks. Ta on selles vang. Tal on mingi muu kirg, see kütkestab teda, ta on seotud sellega, ta ei saa sellest lahti. Ta on ahelates otsegi. Ta on vang. Ja Paulus ütleb siin, et ma olen vang Kristuses. Teistes tekstides on öeldud ka, et ma olen Kristuse ori. Kristus on nii kütkestav, ta on nii haaratud Jeesusest. Ja iga tuline kristlane võiks ju tegelikult seda tunnistada, et Jeesuse isik, see, mis ta teinud on, see, mida Jumal teinud on, see on nii suurejooneline, sa ei saa kuidagi seda karpi panna, sa ei saa otseselt haarata käte vahele, aga sa nii väga tahad seda, sa tahad olla osa sellest ja sa oled valmis loobuma kõigest, et minna seda teed pidi. Nii et mina julgeks öelda, et ma olen vang Kristuses. Jah, ma olen piiratud siis jutumärkides, võiks öelda. Aga ma leian, et kõige vabamad inimesed on need, kes teevad ennast orjaks parimale issandale. Paulus on vang Kristuses. Ta on nii kütkestatud Kristusest. Ja sellisest siirusest ütleb ka, näed, elage nüüd selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Ta on Kristuses nii kinni ja nüüd ta palub siiralt, näed, vaadake, mida Jumal teinud on. No, kas te näete, kes see Jeesus on? Palun, elage nüüd selle kutsumise vääriliselt, millega te kutsutud olete. Ärge jääge keskpärasusse. Nii palju on meie jaoks tallele pandud. Taodelge seda. Ma näen, et see tuleb siit esimesest salmist, sellest üleskutsest välja. Siis ta läheb salmi 2, kus ta nimetab ära sellised olulised isikomadused. Alandlikkus, võite vaadata piiblitest, tasadus, pikkmeel, ja siis ütleb 11 sallides armastuses. Tasadus, õigemini alandlikkus, tasadus ja pikk meel. Ja ma leian, et see sõna armastuses siin lõpus see on selline kokkuvõte, nii et ta võtab need 3 fraasi kokku. No esiteks, kui me mõtleme nende isikomaduste peale, see on selge üleskutse, elage kutsumise vääriliselt ja missuguselt see väljendub siis, missuguste isikomadustega me peaksime siis elama alandlikena, tasastena, pikameelsena, 11 peame sallima armastuses. Mis siin segaseks jäi? See on väga selge. Milles väljendub alandlikkus? John Stott kommenteerib seda sõna niimoodi. Alandlikkus on hädavajalik ühtsuse jaoks. Uhkus hiilib iga lahkeli taga. Samas alandlikkus on ühtsuse ainus suurim saladus. Ei ole raske tõestada seda kogemust. Inimesed, kes meile instinktiivselt meeldivad ja kellega meil on lihtne läbi saada, on inimesed, kes annavad meile austust, mida me enda arvates väärime. Samal ajal meile automaatselt ei meeldi inimesed, kes meid kui pori kohtlevad. Alandlik inimene ei pane teist väiksena tundma. Ta paneb teise inimese olulisena tundma. Alandlik inimene ei tee ennast suureks. Vist oli see C.S. Lewis, mis ütles, et alandlikkuse kohta. Alandlikkus ei ole see, et sa mõtled endast vähe. Alandlikkus on see, et sa mõtled vähem endast. Saate vahest aru? Sa mõtled vähem endast, sa mõtled rohkem teistest. Alandlikkus. Teine isikumadus, tasadus. Algkeeles sõna prautes. Ja see sõna väljendab endast sellist hoiakut, et kus kellegil on selline, tal on jõudu, tal on hästi palju väge, aga ta ei kasuta seda vastutustundetult. Tal on nagu reservis seda jõudu. Kujutame ette, et sa oled niisugune suur macho, mingi karate vöö, niisugune must vöö, ja siis tuleb mingi väike nolk sulle, süritab sulle näkku ja siis sa mõtled, et no mul on nii palju jõudu, ma saaksin talle sihuks nitakand ja ta maha niimoodi väänata, aga ma ei tee seda. Tasadus, sa ei hakka enda jõudu kuritarvitama selleks, et kuidagi ennast esile tõsta. Tasadus ei väljenda nõrkust, see on isikuomadus tugevate jaoks, kellel on nende jõud kontrolli all. See on tasadus. See peab meil olema. Pikk meel. Paulus ütleb, peame pika meelega 11 sallima. Ja kui ma seda lugesin, siis ma ei mõtlema, et tõenäoliselt Paulus peab siin silmas neid
probleeme, mis võivad inimestel eludes tulla. Kõik tulevad erinevast taustast, mõni tuleb jõukast perest, mõni tuleb vaesest, mõni tuleb hästi rasket lapsepõlvehaavadega keskkonnast, teine tuleb natuke väiksematega. Taustad on erinevad, inimesed on erinevad, probleemid on ka sellepärast erinevad. Ja vaata, meil on vaja pikka meelt, et kuidagi heas mõistes taluda või kannatada ära need probleemid. No igaüks kasvame ka erinevalt. Mõni kasvab kiiremini, mõni saab lihtsalt mingist probleemist jagu, aga teine inimene maadleb aastaid võib-olla sellega. Mõni võib-olla maadleb kadedusega, vihaga, mingisuguste himude, mingisuguste sõltuvustega. Ja siis me mõtleme näiteks, no minul on sellega klaar, mul on sellega klaar, mul on sellega klaar. Ma sain niimoodi lahti, ma sain nii näpstik lahti. Ja siis me tahame nagu eeldada, et teine inimene saab täpselt samamoodi nendest asjadest lahti. Vale vastus. Me ei tohiks tegelikult kunagi eeldada, mismoodi inimene saab näiteks lahti kõigest või vabaks kõigest. Me kunagi ei tea, Jumalal on omad teed, aga meie asi on usaldada ja olla pika meelega. Mitte inimest hukka mõista, kui ta maadleb ja maadleb, kukub, maadleb ja maadleb, kukub, tõuseb püsti, kukub jälle. Ära mõista kedagi hukka selle pärast. Hingev Aine on mul praegu koolis, ma hakkasin ühte raamatut ka lugema ja seal alguses David Siemens, niisugune autor, tõi ka välja sellise tõsiasja, et see teeb tegelikult rohkem kahju inimesele, kes võitleb ja siis sa hakkad talle ütlema, et näed, sul lihtsalt on vähe usku. Lihtsalt palvet rohkem, loe piiblit rohkem, ta nii teeb kõike juba. Seepärast on vaja lihtsalt pikka meelt, kannatada, olla selle inimesega koos. Paulus ütleb, et olge pikameelsed, 11 sallides, 11 usklike inimesed, ja räägiksin usklikest inimestest, sallige 11 armastuses. Ja ma leian, et see sõna armastus, ta võtab need eelnevad kokku, sest inimene, kes on armastav, ta on alandlik, tasane, pika meelega. Siit saaks eraldi juba hakata rääkima pühavaimu viljast, aga see ei ole selle teksti eesmärk siin täiesti. Et Paulus toob veel olulised isikuomadused, mis meie eludes peavad avalduma, sest et siis hakkab kogudus ühtsemaks kasvama. Ja siis salm 3 on hästi huvitav. Ning olles usinad, rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Me peame olema usinad, pidama vaimu antud ühtsust. See sõna usinalt. Üks selline Efesose kirja kommentaator ütleb selle sõna kohta niimoodi. Benjamin Merkel ütleb selle kohta, et see sõna on nagu, sa pead olema hästi innukas. Sa pead võtma olulisi meetmeid. Sa pead nägema rasket vaeva, selle mõttes usinalt. Mitte nüüd niimoodi, et ma tahan väga pingsalt, vaid et ma teen praktilisi samme selle jaoks, et see asi reaalsuseks saaks. See on see tähendus, mida see sõna endast kannab. Ja siis siin on ka öeldud, et see ühtsus on vaimu antud. Ja kui me natuke analüüsime seda, siis tundub jälle niisugune vastuolend, vaim annab ühtsuse, siis ma pean hoidma seda. Jumal hoiab kõike koos, siis ta ütleb, et näed, hoia sina koos. Kus see loogika seal on? Vastus on, ma ei tea. Paulus ütleb mitmes kohas, näe, vaata, Jumal tegi kõik ära, ta andis sulle kõik kätte ja nüüd palu seda, mida sa said. Iga kristlane omab endast püha vaimu ja mida me paluma peame? Jumal, palu, anna mulle püha vaimu. Rohkem. Ma tahan püha vaimu täis saada. Ja kui sa saad püha vaimu täidetud, mis sa siis palud? Jumal, ma tahan jälle täidetud saada. Veel ja veel ja veel ja veel. No sul on kõik käes, aga sa ikka palud seda. Tundub paradoksaalne. Olgu siis nii, vahet pole. Aga vaata, see on selline julgustus, et kui me näeme vaeva, et hoida seda ühtsust, nagu siin ütleb, hoiad ühtsust, ja ütleme nii, et sa näed seda ühtsust, siis sa ei hakka ütlema, et küll ma olin tubli, Jumalal on minu üle vist nii hea meel, mis ta ilma minuta teeks. Ei, seda ühtsust vist ei oleks, kui mind ei oleks. Sa hakkad ennast austama, aga selle asemel sa saad öelda, et näed, aitäh Jumal, et sina hoiad oma kogudust. Sest et see ühtsus on vaimu antud, mitte minu antud. Jah, ma pean seda hoidma, see on üleskutse, aga sa hoiad kogudust ühtsena meie selle innukuse kaudu, meie innukuse kaudu. Jumal tegutseb meie palvete ja meie tegude kaudu. Aga see on Jumal, kes tegutseb, mitte meie. Mõelge selle asja üle. Aju plahvatab, aga see on võimas. Siis edasi tuleb niisugune huvitav mõte. Salmid 4-6.
Psalmid 4-6, see on selline, see oleks nagu mingi usutunnistus. Ma usun, et igaüks, kes mis ta on lugenud seda, on natukene kuidagi pukalt kratsinud, et mida nagu Paulus siin täpsemalt teeb, et see on nagu nii plärtstik, nagu mingi usutunnistus sisse pandud. Aga see on hästi võimas usutunnistus, loeme ette. Üks ihu, üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Üks. See sõna käib 7 korda siit läbi. Sõna üks. Üks ihu on ainult üks kogudus, üks ihu, üks Kristuse ihu on ainult üks, ei ole mitut, ei ole enam paganate ihu ja juutide ihu, on üks suur ihu, on üks kindel vaim, üks vaim, kes rakendab lunastust, ei ole nii, et on see vaim, kes tegeleb juutidega, see vaim, kes tegeleb paganatega, see vaim, kes tegeleb venelastega, ei ole, on üks vaim, üks lootus, üks kindel kutsumus, mille jaoks meil on kutsutud, ei ole nii, et juutidel on teistsugune eesmärk ja paganatel on 3. eesmärk ja siis ameeriklastel on veel mingisugune eesmärk. Üks kindel siht, üks lootus, siis lõpuks on üks Jumal. Paulus ei väida, et Jumal on näiteks siin iga inimese sees, see on oluline mõista, sest meil on niisugune mulje, et ta on ju kõigi sees, aga vaata, siinne tekst räägib kogudusest, ta räägib usklikest inimestest, ehk siis need kõik, kelle sees Jumal on, võiks öelda ka püha vaim siis, Jumal, püha vaim on Jumal, need kõik on usklikud inimesed. Seda vahet on oluline siin teha. Nii et see tekst tegelikult räägib väga tugevalt Jumala ainsusest. Jällegi, Paulus rõhutab seda eksklusiivsust. On ainult üks tee, ei ole mitut erinevat teed. Tuleb üks rahvas, tuleb üks kogukond, tuleb üks kogudus. Ühtemoodi nad saavad kõik Jumala juurde. Ta eelnevalt ka tegelikult rääkis seda ja siin ta lihtsalt kordab seda. Ja siis läheb edasi salmi 7. Ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. Salm 8. Seepärast ütleb kiri, ehk siis ta tsiteerib Vana Testamenti ja tuleb niimoodi. Tema on läinud üles kõrgesse, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. Ta tsiteerib siin psalmi, mis ta siin oli, 68 vist, kui ma eksi. See siin kirjas, psalm 68, mul tühi leht siin vahel. Nii, ta tsiteerib, kadus ära. Igatahes, psalm 68, ta tsiteerib psalmi 68. Nii et võite seda lugeda, mitte praegu, aga kui te loete seda, siis te võite näha, et siin on väikene sõnaline erinevus. Siis tekib jälle küsimus, mis värk on. Siin tekst ütleb, et tema on läinud üles kõrgesse, ta räägib Jeesusest siin, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on andnud inimestele ande. Vana Testamendi tekst räägib sellest, et vastupidi on see andmine. Siin on öeldud, et ning on andnud inimestele ande, teise pool on öeldud, et inimesed on andnud temale ande, vastupidi. Mis ongi küsimus, et jällegi, mis toimub. Aga John Stott kommenteeris seda jällegi, ja jällegi ma kaotsen selle tsitaadi loomulikult ära. Kus ta nüüd kadus? Võt jah siin, et John Stott kommenteerib seda kontseptsiooni. Seal ei ole tegelikult mitte kui midagi vastuolulist. Sest ta ütleb siin niimoodi, et see verb saama, mis siin on, verb saama, heebrekeelses tekstis võib seda tõlkida ka kui tooma, vastupidi, saad, tood. Ja siis samuti ka selline praktika või tava oli antiikses maailmas, et kui on vallutus tehtud, siis see andmine on ka kahepoolne, ühed annavad, ühed saavad, kahtepidi käib see liikumine. Ja samuti on seda teksti seostatud ka 4 pühapäevaga. Siin on rääkinud andide andmisest, 4 pühapäeval tuli, pühavaim tuli inimeste peale, inimesed said ande. Ja seda teksti on seostatud 4 pühapäevaga. Ja seal oli ka tegelikult selline andmine ja saamine. Kristus sai pühavaimu tõotuse ja ta andis pühavaimu, kes andis inimestele ande. Andmine ja saamine. Kristus andis seda, mis talle esmalt anti. Ehk siis Kristus pidi saama ja siis ta sai välja anda. Saite aru? See tuleb siit tekstist välja. Mõtlete, et mingid nüansilised asjad, aga tegelikult need on nii suured tööd, mis siit välja tulevad. Ja siin ütleb ka veel, et salm 7, ent igaühele meist on antud armu Kristuse kingi kohaselt. See on küsimus, mida see arm siin tähendab. Kui ma seda teksti analüüsisin, siis ma leian, et see tähendabki neid pühavaimu ande. Kuigi siin ei ole öeldud otseselt seda. Aga see laiem kontekst hakkab siin rääkima erinevatest andidest, mis inimestele on antud. Salm 11, siin räägib apostlitest ja prohvetitest, evangelistidest, karjastest ja õpetajatest. Ta räägib tegelikult erilistest andidest, mis on inimestele antud. Ja seda teeb püha vaim.
aga siin on öeldud, et Kristuse kingi kohaselt on antud armu. Vaata, me ei saa lahterdada alati nii väga, et püha vaim teeb täpselt seda. Kuigi see on ühest küljest tõsi, püha vaim annab ande, Kristus poeg, ta käitub natuke teistmoodi, need erinevad isikud. Aga me ei saa neid nii eraldada, et nad oleksid 3 eraldiseisvat jumalat. On ainult üks jumal, 3 isikus. Ja samuti selline andide andmine, see ei ole eksklusiivselt ainult pühavaimu töö, vähemalt pühakirja sõnul. Rooma kirjas on räägitud seda, kuidas Jumal annab kinke, Jumal isa annab kinke, Jumal isa annab ande ja siin tekstis on räägitud, et Kristus annab ande. Sa ei saa neid nii eraldada üksteisest. Nad kõik on tegelikult seotud koguduse kasvu ja kasuga. See tuleb siit tekstist välja. Ja siis salm 9. Aga see, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse. Salm 10. Niisiis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Nii jälle me loeme ja kratsime kukalt, et mida see Paulus siin jällegi räägib, ta läheb nii krüptiliseks oma jutuga. Mis maa sügavamatesse paikadesse, kus koopasse ta nüüd ronis? Siin annab jällegi mitmeti mõista, siin saab mõelda niimoodi, et see ongi see surmajärgsus. See heebrea keeles oli Hades, oli öeldud selle kohta, Hades, see surmajärgsus, et see on see kõige sügavam paik, kus ta läks. Aga mina leian, et see päris nii ei ole. Sest et kui te loete selle teksti kronoloogiat, siis see langus sinna sügavusse, see nagu oleks enne tema surma, enne tema ülendamist. Ja see ei ole päris loogiline, et ta ei saa enne risti surma minna surmajärgsesse. Ta pidi ristil surema ja siis ta sai minna sinna surmajärgsusesse. Ehk siis mitmed kommentaatorid on tegelikult sellel meelel ja ma olen nõus nendega, te ei pea minuga nõustuma, aga see on minu seisukoht, et see sügavamatesse paikadesse minek, see on selline metafooriline kujund, et see on tema suurim alandus. Sest siin ei räägita ju ka ruumilises mõistes, et ta läks hästi kõrgele taevasse. Siin see ülendus räägib seda, et ta on kõige kõrgema autoriteedi koha peal. Ja siis see sügavam alandus, see on tema suurim alandus, see, et ta sai inimeseks. Pattus jõu sarnasuses. Kannatas meie eest. Tema peale sülitati, ta sõimati. See on see alandus. Ja jällegi see teksti laiem mõte siin ongi see, et Kristuse selle suurima alanduse ja ülenduse kaudu ongi meil võimalik saada neid ande, mida ta siin pakub. Ja see ongi ju 4 pühapäeva efekt või toime. Kristus alandati, tõusis surnust, läks taevasse, autoriteet anti kõik temale ja siis ta andis püha vaimu. See järjekord on oluline ja see tuleb jällegi siit tekstist välja, kui me seda niimoodi tõlgendame. Ja siis ta hakkab rääkima andidest. Paneme tähele. Salm 11. Tema on see, kes on pannud mitmed apostliks või mõned apostliks, mõned prohvetiks, mõned evangelistideks, mõned karjasteks ja õpetajaks. Nüüd ta hakkab rääkima andidest. Ennem ta rääkis, taodega ühtsust, olge alandlikud, innukad, armastavad. Rääkis jällegi Jumala eksklusiivsusest, on üks kindel tee, üks kogudus. Ja siis Kristuse suurima alanduse ja ülenduse kaudu on meil võimalik saada ande ja see tuleb selleks, et kogudust üles ehitada. Ja siis ta toob siin välja sellised nimed nagu apostel, prohvet, evangelist ning karjane ja õpetaja. Ta tõi siin 4 kategooriat välja. Pange tähele, ma ütlesin 4, mitte 5. Siin on küll 5 nimetust, aga siin on 4 kategooriat. Karjane ja õpetaja on siin tekstis kokku võetud. Jah, nad on eraldiseisvad annid, aga nad on üks kategooria. Sest et kui on räägitud karjastest pühakirjas, siis on alati rõhutatud seda, et nad peavad hästi õpetama. Nad peavad hästi sõna tundma. Nii et mina ei usu, et on olemas niisugune karjane, kes ei oska piiblit õpetada. Minu meelest see on ebapiibellik. Ma tean, et inimesed väidavad, et tal on need karjas and, aga õpetada üldse ei oska. Sa ei saa neid asju lahutada. Karjane peab suutma ka õpetada. Sa ei saa muidu karjane olla. Aga samas vastupidine on õige. Sa võid olla hea õpetaja, aga sul ei pruugi olla karjas andi. Sa võid hästi sõnastada piiblit, tuua seda õpetust esile, aga sa ei pruugi osata inimestega isiklikult hästi tegeleda. Siis oledki koolis ja õpetad. Aga see selleks.
need on hästi tihedalt seotud. ja hästi oluline on ka mõista, et need annid ei ole kõik annid, mis antud on. See peaks täiesti selge olema, kui sa loed Pauluse teisi tekste. Ta nimetab teistes tekstides ka teisi ande. Keeled, tõlgitsemine, külalislahkus. Me võime siin ise ka väita. Usuand, seda on nimetatud, julgustusand. Mis and veel olla võiks? Rõõmustamisand. Mõni on rõõmupall. Võib-olla see on ka and, see on minu spekulatsioon juba, aga äkki on. Neid ande on veel. Ja ma rõhutaks seda, et need annid ei ole tegelikult kõige olulisemad annid. Sellesse auku võivad paljud langeda. Et ma ei olegi apostel. Õudust, ma ei olegi prohvet, Jumal ei armasta mind. Ma ei ole evangelist, kohutav. Ma ei olegi karjane ja õpetaja. Ma olen nii väike ussikene, ma pole üldse oluline. Mina julgen väita, et need on lihtsalt ühed annid suures kogumikus. Aga Paulus toob siin need nimetused kindlal eesmärgil välja. Pange tähele, Salm 12. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse jõu ülesehitamiseks. Panite tähele? Need annid ei ole selleks, et kogudust üles ehitada. Need annid on selleks, et ehitada üles inimesi, kes ehitavad kogudust üles. See tekst ütleb seda, et pühi inimesi, pühad inimesed, need on usklikud, pühi inimesi valmistada, milleks? Abistamistööle, jällegi, milleks? Kristuse jõu ülesehitamiseks. Ehk siis ükski apostel ei ehita sul kogudust üles. Need inimesed, keda apostlid üles ehitavad, need ehitavad üles kogudust. Mõelge korra selle peale. Me tahamegi sellised andi kuidagi pedestalile panna, me tahame siia altari peale panna, näed, see on tähtis, mis iganes. Ja ka siis sina, kellele sul on lihtsalt mingisugune külalislahkusand, sa pead seal tagapingis olema ja kui sa lõpuks taevas oled, siis need apostlid ja karjased, need on armutroonile nii ligidel ja sa oled nii kaugel, et sa ei näe ka Jeesust üldse. Õudust, on ju. Ei ole nii. Mida ütleb pühakiri? Viimased saavad esimesteks ja esimesed saavad viimasteks. See ei tähenda nüüd nii, et apostlid on kõige taga, kuigi see võib tõele vastata. Aga see lihtsalt ütleb selgelt, et näed, igasugune hierarhia kaob ära. Me ei saa öelda, et apostlid on nüüd nii tähtsad. Muidugi nad on olulised. Aga halb oleks öelda, et näed, apostel on tähtsam kui see lihtne inimene, lihtne koguduse inimene. Iga inimene on oluline. Ma võiks väita, et inimene, kellel on näiteks apostellik and või prohvetlik and, aga tal puudub tõeline armastus. See inimene võib teha rohkem kahju kui lihtne koguduse inimene, kellel näiteks on külalislahkusand, aga ta on hästi armastav. Inimene, kellel näiteks on, viskan selle idee välja, koristamisand. Võib-olla on niisugune asi olemas. Tal on koristamisand. Aga ta teeb seda armastusega, siirusega, otse kui Jumalale. Jumal saab seda inimest kasutada rohkem kui karjast, kes on ükskõikne ja üksluine. Mõistate? Iga and on oluline ja need annid ei ole kõige olulisemad. Aga ma usun, et Paulus nimetabki need selleks, et näidata, et näed, neid ande või neid rolle on vaja selleks, et need inimesed, kes tulevad, neid üles ehitada. Ja siis need inimesed omakorda, need ehitavad kogudust üles. Salm 13. Kuni meie kõik usklikud, jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Salm 14. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul. Salm 13 ja 14 kuuluvad hästi kokku, see tuleb niisugune hea kontrast, saate aru, see on täiskasvanud ja väike väetilaps. Niisugune täismees, igas mõistes tugev, need sõnad siin tekstis tähendavad seda, nad loovad sellise eriti täiskasvanud mehe pildi siis, kui niimoodi öelda. Igas mõistes täiskasvanu, igas mõistes täiuslik, sellise suuna annab meile Paulus. Sa pead sinna poole kasvama ja millest sa pead eemale minema? Salmis 14, väetilaps. Väetilapse sõna kreeka keeles tähendab sellist kedagi, kes on täiesti õppimata. Ta on kogenematu, ta on õppimata, ta ei tea midagi. Selline väetilaps. Sa ei tohi siuke olla, sa pead sealt välja kasvama ja liikuma sellise täiuslikkuse suunas. Muidugi me kõik oleme väetid lapsed, kui me alles tuleme usule, aga me ei tohi jääda sinna.
No ja siin tulevadki need isikuomadused mängu. Salmis 2, alandlikkus, tasadus, pikk meel. Tuleb uus inimene, kogudusse näiteks, uus noor, mis iganes. Teeb oma siira otsuse Kristust järgida, aga ta on alles väetilaps. Ja siis sul peab olema seda pikka meelt, et kannatada ära tema esialgne ropendamine võib-olla, ei tea, või siis tema mingisugused parasiitsõnad, või siis mis iganes, millega ta maadleb. Aga see inimene hakkab kasvama. Igaüks meist oli ühel hetkel punktis, kus me olime väiksed lapsed ega ei teadnud suurt midagi Jumalast. Meil polnud see kristliku elu üldse selge. Võiks öelda, et mitte kellelgi meist ei ole see täielikult selge. Mul on ka väga pikk tee veel. Väga pikk tee on veel ees. Aga ma julgen väita, et ma olen nüüd juba hakanud roomama. Varsti võib-olla tõusen püsti ka. Aga seda kõike Jumala armust. Igatahes me peame liikuma siis sellise täiuslikkuse suunas. Nii veider, kui see ka oleks, siis ühel hetkel sa oled täiuslik, kui sa järgid Jeesust. Aga tuleb liikuda eemale väetist lapsest. Salm 14 ütleb edasi, et väeti laps, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pette mänguga eksitusse kavaldada. Need, kes ongi väetid lapsed, neid on väga lihtne rajalt maha tirida. Väga lihtne. Aga kui sa oled see täismehe poole kasvamas, ehk siis ma julgen väita, et sa järgid õpetust, ma olen see bastion siin, kes ütleb, et peab järgima õpetust, see võib kõlada variserlikult, aga ma julgen väita, et see on tõsi, me peame järgima õpetust, nõudke vaimset täispiima, tahket rooga on vaja, kui sa sööd tahket rooga, siis sa pole enam väetilaps, aga lahus õpetusest sa ei kasva suureks, vaimselt. Nii et mina olen see, kes seisab selle eest, et piiblit tuleb seletada nii hästi kui vähegi võimalik, need tõed esile tuua ja öelda, et näed, nii on, kuuletu sellele, rakenda seda enda ellu ja siis sa hakkad nägema, kuidas su elu muutub. Muidugi alati see ei meeldi meile, mul on ka palju asju piiblit, mis mulle ei meeldi. Aga no ma ei saa vaielda Jumalaga, öelda, kuule, tead, sa oled siin vea teinud, see on muu asi, see on okei, aga vaata, see vaenlast armastamine, seal sa panid mööda, Jumal, muuda seda. Ma ei saa seda öelda. Ma pean kuuletuma. Ja kui sa kuuletud, oled selle kindla usu peal, järgid õpetust, ütled, et nii on, jah ja amen, nii on, siis on kindel, et sind ei kõiguta mingi õpetuse tuul, mis tuleb. Sind ei saa eksitada inimliku pettemänguga. Sind ei saa üle ka kavaldada. Kõige suurem oht tegelikult, mis uut kristlast varitseb, ongi see võõrad ideed. Keegi seletab ära tema usu siis jutumärkides. See on ju loogiline, kui sa oled väike laps, sa ei tea midagi. Siis tuleb sul tark, kuri professor või mis iganes, põhjendab kõik ära. Ja sa siis oled niimoodi, et ma ei oska midagi vastata. Äkki ongi vale. See on see õpetuse tuul. Tuleb ja puhub ära. Teistes Pauluse tekstides on öeldud, et sellest tuleb välja kasvada. Ei saa sinna jääda. Nii et mis olekski siis eesmärk või selline tunnus küpsest kristlasest või õigemini kristlasest, kes liigub küpsuse suunas? Mina ütleksin ühe sõna. Stabiilsus. Stabiilsus. Ei ole nii, et tuleb mingi raske eluolukord ja siis ta on nagu täiesti ninali maas. Või ta on stabiilne. No muidugi jah, see stabiilsus kasvab ajas, aga ma usun, et me oleme näinud neid kristlasi, kes kuidagi tunduvad nii, stabiilne, see on õige sõna. Ta on rahulik. Ta ei fassi nii väga elu üle, ta ei karda millegi pärast nii väga. Ta on kuidagi nagu asi on selge, ta on nagu paigas asjad. Ja siis on teine, kes on nii kuidagi hüppav, korra on usk tugev ja korra on nii näole maas, et ei oska enam uskudagi. Kus see tuleb? Üks on väetilaps, teine liigub küpsuse suunas. Ühte puhub ära see õpetuse tuul, kuna ta ei tea, mis on see tõde, et ta ei ole ennast naelutanud sellele, teine on naelutanud ennast tõe juurde, ütleb, et näed, minu Jumal on ustav, tulgu mis tuleb, mina seisan selle tõotuse peal. Mitte miski saa meid lahutada Kristuse armastusest, Rooma 8. Aga väeti laps ei tea seda, ta pole lugenud seda.
nii et kui sa oled küpse kristlane, siis sa oled stabiilne. Ei ole lihtne sind rajalt maha võtta. Salm 15. Vaid et me tõtt rääkides, armastuses, kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Siin hakkab jälle seda mõtteploki kokku võtma. Salm 16. Räägib jälle Jeesusest. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil. Nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Esiteks vaatame kiiresti Salm 15 üle, siis ma kohe lõpetan ka. Tõtt rääkides armastuses. Tõtt rääkides armastuses. Ma küsime, mis see tõde on? Kas see on lihtsalt, et ma pean olema tõepärane või peame rääkima evangeeliumi tõde? Mina leian, et see tekst räägib rohkem Kristusest, järelikult see tõde peab olema evangeeliumi tõde. Aga vaata, siin tuleb see oluline nüanss jällegi välja. Paulus räägib kogudusest jälle, ta räägib usklikest inimestest, kuidas nad kokku kasvavad, kuidas nad ühtseks saavad. Et need usklikud inimesed peavad innukalt ühtsust taotlema. Ta ei räägi tegelikult siin tekstis evangelismist, kuigi jah, siin on evangelisti andi mainitud, aga ta ei räägi sellisest, et näed, minge nüüd kuulutage paganatele, siis kogudus kasvab. Ei, ta räägib, et näed, see on kogudus, see kasvab ja see peab kasvama ühtsena. Ja teie usklikud peate taotlema seda ühtsust. Ja siis siin Salmis 15 ütleb, et tõtt rääkides armastuseks kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea. Ta ütleb, et me usklikud. Tõtt rääkides armastuses kasvaksime. Ta seostab evangeeliumi ühtsusesse kasvamisega. Ja siit tuli jälle niisugune jumalik väikene hetk mulle. Ma just eelmine pühapäev pidasin pika jutluse sellest, kuidas kristlane vajab nii väga evangeeliumi. Ja siis, kui ma uurisin seda teksti, jõudsin Salmini 15, siis ütleb välja niisugune, see siin vaatab mulle vastu, et Paulus selgelt ütleb, näed, sul on vaja evangeeliumi, et kokku kasvada usus. Et kogudus kasvaks tervikus kokku, sul on vaja evangeeliumi sisuliselt, ütleb Paulus. Võite mulle vastu vaielda, mina saan sellest siit niimoodi aru. See on, Jumal on võimas, kuidas ta kinnitab mingisuguseid asju. Salm 16. Temas on kogu ihu liidetud kokku. Temas, Kristuses on kogu ihu liidetud kokku. Jällegi, Kristus on see kese, lahus Kristusest ei saa midagi. Ja hoitakse koos, kuidas hoitakse seda keset koos? Kõigi üksteist toetavate liikmete abil, ehk siis iga koguduses olev inimene. Nii nagu iga üksik liikme ülesanne. Iga inimene on oluline. Apostlid on toredad asjad, prohvetid on toredad asjad, jutlustajad on toredad asjad, aga iga inimene on oluline. See inimene, kes nõusid peseb, kes põrandat pühib, vahel võiks öelda, et nad on isegi olulisemad. Kes tahaks siin olla praegu, kui see kõik oleks räpane ja külm ja pime ja pole väga tore. Aga keegi peab neid asju ka tegema. Iga inimene on oluline. Ja kui me seda mõistame, siis sel viisil, iga üksik liiga ja koos ihu, sel viisil saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks. Ehk siis, kui kõik liikmed saavad aru, et jah, meil on osa ihust. Me huvitume just teiste vajadustest. Me tahame teisi üles ehitada, teisi julgustada. Siis kuidagi hakkab see ihu ise kokku kasvama. Ta hakkab tugevaks saama. See on see, mida Paulus siin tekstis räägib. Mingis mõttes see on niisugune utoopiline vaade, sest et oleme aus, praktikas me ei näe seda väga hästi toimimas. Aga vahel on lihtsalt vaja rääkida, rõhutada neid tõdesid ja siis uskuda, et ühel hetkel need kuidagi saavad reaalsuseks. Tuleb innukalt taodelda. Nii et me peamegi silmas pidama, et see on see ideaal, kuhu me liikuma peame. See ideaalne visioon.
ja ma leiangi, et kui inimesed on koguduses innukad taotlema ühtsust, on tasased, pika meelega, armastavad, tahavad teiste kasu, mõistavad, et apostel ei ole kõige tähtsam asi maailmas, kuigi see on tore asi, hoolivad teistest, liiguvad selle täismehe täiuse poole, ei ole enam väetid lapsed, keda kõigutab iga asi. Nad räägivad tõtt üksteisele armastuseks, nad kuulutavad evangeeliumi üksteisele, siis hakkab ihu kokku kasvama, saab tugevaks. See on see ideaal. Me ei ole seal veel, aga pekki nii väga tahaks näha, et me seal oleme. Aamen. Nii, Hanna, sa võid nüüd panna kokkuvõtva pildi. Ma panin siin olulised punktid ka kirja, et teile fotomällus söövitada need tõed, mis ma siin rääkisin. Ei ole see? Jah, see. Nii, et siis esimene punkt, mis siit tekstist tuleb öelda, et meil on üleskutse. Paulus ütleb selgelt, tehke nii, olge innukad ja usinad, et pidada vaimu antud ühtsus. Seda tuleb teha teadlikult. Jätke meelde need isikuomadused, alandlikkus, pikkmeel, tasadus ja see kõik tuleb kokku armastuses. Alandlikkus, pikkmeel, tasadus. Kristlus on eksklusiivne, kahju, aga siiras moslem ei ole tõe sees. See on kahju, aga see siiras hindu, ta usub vale asja. Meid ei päästa meie usu siirus. Meid päästab see, millele meie usk suunatud on. Sa võid uskuda, et see väikene nõrk oksakene hoiab sind sealt kalju pealt alla kukkumas. Sul võib nii tugev usk sellesse olla, aga see ikka murdub ära. Aga kui sa hoiad tugevasti palgist kinni, sa oled kõhklev, kramplik, sa ei tea, kas hoiab sind või mitte, aga sa hoiad palgist kinni, siis sa ei kuku mitte kuskile. Kristlus on eksklusiivne ja Jumalal on üks kõikehõlmav plaan inimkonna jaoks. Siis me näeme, et Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu, tema alanduse ja ülenduse kaudu saame me osa nendest andidest. Ja milleks annid on? Selleks, et Kristuse ihu üles ehitada ühtsena armastuses. Ja siin see nüanss oli see, et apostlid, prohvetid, evangelistid, õpetajad ja karjased, nemad ehitavad üles inimesi, kes ehitavad üles kogudust. Nüanss oli seal. Ja siis tuleb silmas pidada, et ihu on tervik. Igaüks on oluline. Nagu see inimene siis meie mõistes alandlik, väike, mis iganes, aga igaüks on oluline. Nii et ma ütlen sulle praegu, et sina oled täiega oluline. No ja see on niisugune klišee asi, mida siin umbisikuliselt öelda rahvale. Aga for what it's worth, siis ma ütlen seda täie siirusega. Sa oled oluline Jumalale.